Meie esimene põllupäev Lõuna-Eestis on möödas ja juba vähem kui nädala pärast, 28. mail, koguneme teiega siin Koeru kultuurimajas, kus alustame meie teist põllupäeva. Seniks aga lähme vaatame, millised on aktuaalsed taimekaitse teemad veel täna. Rapsipõllud üle-eestiliselt on koletama hakanud. See tähendab, et kätte on kohe jõudmas rapsi õitsemisaegse fungitsiidi tegemine. Siin põllus, mida põllupäeval külastame, ei ole veel esimesed kroonlehed langenud lehekaanlasse, kuid peagi lähipäevil see juhtumas on. Ja arvata võib, et tuleb seada prits rapsi valmidusse. Sel aastal on tallirapsipõllud väga ilusad ja näha on, et potentsiaali on kõvasti. Vaadates eelolevat ilmateadet, siis sellised optimaalsed temperatuurid ja vihma ikkagi näitab, mis tähendab, et kindlasti valge mädaniku nakkumiseks on soodsad tingimused. Ka ilmajaama haiguste mudel näitas valge mädaniku nakkumise protsendi tõusu. Pasvifungitsiididest nii Pictoractive kui uus Revidas on mõlemad väga tugevad fungitsiidid valge mädaniku tõrjumiseks. Mõlemal on kasutusnorm 0,8 kuni liiter hektarile ja tulenevalt sellest eelmainitud jutust soovitan mina kindlasti sellel aastal kasutada kõrgemaid norme. Et putukad ei ole niivõrd see aasta taimi kahjustanud, lämmastiku kogused on korralikud, niiskust on ja ma näen, et see potentsiaal tuleks ära kasutada. Pictoractive'i puhul võiks sarnastusi tuua välja teraviljedes palajaga, et sisaldab ühe toimeainena püroklosterobiini, mis on selline taimede keskkonnatingimustest tulenevat stressi vähendav ja sellest rohendavat toimet andav toimeaine. Revidas meie uue tootena kindlasti saaks eeliseks välja tuua, et uus formulatsioon sellistes kõikuvates ilmastikutingimustes annab väga suure eelise. Teise eelisena on tootes sees Revisol, mis võimendab toote mõju valge mädanikule. Põllupäeva sisu poole pealt, just sortide poolelt, on meil siin katses 2066 CL, 2030 Zita, 2050, 1310 ja vana sordina Tuuba veel. Et neid kõiki sorte saate oma silmaga näha ja käega katsuda juba põllupäeval. Tallinnisus ja Tallijodras on siin Kesk-Eestis veel aega T1 pritsimiseks. Et kasvufaas tegelikult siin varase nisu puhul 32, et täiesti sobilik veel kui tegemata. Nagu näha, siis on veel lehtedel jahukastet lööbinud. Et kindlasti juurde lisada mõni toode, mis on spetsiaalselt jahukaste tõrjumiseks, näiteks Leander. Kasvuregulaatoritega sellel aastal mitte tagasi hoida, et kindlasti Medaxi normi mitte, kui on hea eelvili ja kõrge lämmastikufoon, siis mitte alla 0,4 kilo hektarile. Tallijotrade puhul eriti fookuses juba lõuna pool lipulehe kasvureguleerimine terpaliga, et seal kehtib sama sellel aastal, et kuna niiskust on olnud ja temperatuur on selline optimaalne taime kasuks, siis kõrgete lämmastikunormide ja heade eelviljade puhul kindlasti mitte alla liitri kasutada. Nädala jooksul on ka siin põhja pool sama pritsimine arvatavasti plaanis ja kasutada ka vähemalt 1 liiter hektarile terpalit. Hooaja nisupõllu viimasest külastusest on nüüd mõned nädalad möödas. Vahepeal on saanud teha turgutusring ära kohe alguses ja ka nüüd T1 fungitsiidi ja kasvureguleerimise ring tehtud. Hetke kulud kevadised on juurde tulnud taimekaitse poole pealt 50 eurot hektarile. Nagu kõrval olevalt pildilt näete, siis ei ole seegi põld külmadest pääsenud ja on näha külmastressi ilminguid.
Kogu see kevade taimekaitsetööd on pisut olnud keerulised, võib-olla väheke edasi lükkunud ja seetõttu otsustasime, et lükkame meie fungitsiidi kampaania T1 pluss T2 võrdub 4 kuu võrra edasi 30. juunisse. Arvesse lähevad ka kõik juunis tehtud ostud. Nagu viimases uudiskirjas mainisime, siis uba ja hernes on sellel aastal väga laias küljeaknas ja seetõttu ka väga erinevas kasvufaasis. Umbrohtude tõrjel tasuks silmas pidada, et lähtuda eelkõige umbrohtude kasvufaasist, et mitte teha liiga vara, samas ka mitte liiga hilja. Et selline üldiselt ikkagi esimesed päris lehed, siis juba võiks umbrohtudele tõrje ära teha. Kui põllus esineb suuremaid umbrohte, näiteks suuri kesalilli, siis juurde lisada liiter pasakraani. Lisaks tasub koorumi kasutamisel silmas pidada, et mitte segada NPK leheväetistega ja näiteks graminitsiididest agilli ja setroolaga. Silmas tasub pidada ka hernekärsakaid, et kindlasti mitte nende kahjustusvõimet alahinnata ja vajadusel teha ka tõrje siis enne umbrohtõrjet ära juba. Kuna olin juba Põhja-Eestis põlluringil, siis otsustasin läbi tulla ka Laekverest, kus toimub 11. juunil mitme koostööpartneri ühine põllupäev. Koostööpartneriteks on Vihuri Agri, Väderstajad, Amazone ja Yara. Põllupäeva sisuks on tutvustada erinevate partnerite digilahendusi. Pasvi poolt tutvustame muutnormiga pritsimist, et seeläbi optimaalsemalt kasutada taimekaitsevahendeid. Seega peale koeru põllupäeva kohtume teiega juba 11. juunil Laekveres. BASF. We create chemistry.